siia Eesti. Mul on üks mõte, et kaartiga panna ja siia saatmist. Ja kas meil on kahe peale 2 või 3? Siis ma mõtlen ise ka tere, lapsed ja suured ja Facebooki vaatajad ja kes siin kõik on. Me räägime teile mõned naljakad lood kohe. See sama Väikese nõia film, mis just lõppes. Mina olen Epp Petrone, kes tegin hiljuti lasteekraani lauludest ja lasteekraani köögipoolest siis sellise huvitava raamatu, 2 raamatut lausa, lasteekraani laulud. Ja siis mina uurisin neid igasugu imelikke asju, et mis siis oli 50 aastat tagasi. Helistasin, tunnete ära, lapsed ja suured, tunnete ära, kes see on? Kas on ikka see sama? Jah, et ta pani küll natukene, enam ei ole punased juuksed, nüüd on juba hoopiski teine müts ka, aga luud on ikka väga tähtis. Helistasin Marilillele, helistasin Kuntale. Nii, meil ei ole väga palju aega siin, ma tean, te varsti rutate järgmistele seanssidele, aga mõned lood on meil küll meelde tuletada. Ma alustaksin äkki Marist arvata. No ma alustaksin sellest loost, millega ma Mari sinu poole pöördusin, et kas vastab tõele, et seda laulu, seda sama Väikese nõia laulu ei laulnudki sina? Vastab tõele, mina ei pea viisi. Vastab tõele, mina ei pea viisi. Jah. On küll sees. Jaa, vastab tõele, ei pea viisi, aga kas prooviti ka seda, selle võib pähe ära võtta, ega see oli enne meile fototrikkide jaoks nüüd kuidagi... No ma oleks õppinud võib-olla ära, see töötab. Kui kiiresti üldse seda tehti, ma mõtlesin, kas sellega oli kiire. See oli üks asi, mida ma ei ole siit kunagi küsinud, et lõppkokkuvõttes oli see 1 tund kestev lastesaade pikk telelavastus, aga kui kaua seda umbes tehti? Ma ei mäleta päris kaua vist sellepärast, et esiteks selle Krimm võttis kaua aega. Siin, kui oskad vaadata, siis või võeti need kulmud ära ja siis tehti siia uued kulmud ja pärast, et kuidagi mingi liimide asja kleepiti kinni. Mõnes kohas on näha, et on nagu 2-kordsne kulm, enda kulm ja siis tehtud kulm. Krimm võttis kaua aega, siis laulude õppimine. Ega ma päris kakofon ei ole, aga ega ma üksinda ma ei oleks tahtnud laulda ja Viive Ernesaks, kes neid lauli seal aitas õppida ja teha, ütles, et ma õpetan sulle ära, küll aga aeg läks kiireks ja mul oli hea meel, et ma ei pidanud laulma. See oli päris usutav, et kuidas sa liigutasid suud, mina uskusin küll, et sa ise laulad. No jaa, ei kõik arvavad ja mis siis sellest ikka on ja... Ega Vilja Palmi ei ole siin veel kuskil rahvulgast nagu see režissöör Vilja Palm, kes oli sel ajal alles noor esimesi samme TV-majas astuv, tema pandi laulma tegelikult nagu selgus. Aga räägin tähendab, et igasuguseid huvitavaid lugusid on rääkida, aga üks huvitav asi oli see, et kas te mäletate, kas te märkasite, mis värvi olid need hiiglasuured ketsid või saapad? Alguses. Jah, alguses. Väga imelikud, veresinised, eks ole. Nii, mul oli väga hea tunne, kui ma olin helistanud telekunstnik Gunter Randlale ja minu ees avanes siniste ketside lugu. Räägi. Lugu selles, et seal on väga palju trikke, aga need trikid olid väga algelised, et televisiooni algusaastatel ei osanud ju mingisugused nõidumist teha, aga kuidas nõid saaks lennata.
meil tuli esimene niisugune tõepoolest trikk oli RIR-projektsioon, see tähendab seda, et tõmmati sinine kangas hästi pingule ja hästi-hästi valgustati. Ja siis selle peal oli väike nõid ja kui kaamerat liigutad, siis oli tunne, et ta lendaks, aga väiksel nõial, aga tal ei tohtinud olla kostüümi peal mitte midagi sinist. Aga need sinised suured tanksaapad, mis tal alguses oli, te ei pannud tähele. Kelle saapad need enne olid? Alustame sellest, mina mõtlesin, et sa alustad sellest ajaloost. Räägi sellest ka. Tähendab, Riir-reparatsioon on huvitav see, et ta nagu lendas, eks ole, mis oli suur ime tollel ajal. Aga kust need saapad tulid? No, saapad tulid tegelikult Rebase Reinu jalas, sest asjad läksid käest kätte, triibulised sokid läksid ühest lavastusest teiste, sest triibulisi sokke ei olnud, ma lihtsalt värvisin neid triibuliseks. Aga need sinised saapad tõesti oli Rebase Reinu. Kes oli Rebase Rein? Uussak. See oli eelmine lavastus. Järelikult need saapad tulid Marile, aga nüüd lendamiseks Marile saapad ei kõlvanud. Siis me lõigitsime uued mustad ja pärast lõpuks ongi mustad saapad tal jalas. Ei pane paljusid asju tähele, aga meie nagu teame, et alguses on ühed saapad, need kõlbavad, siis pärast Riir-projektsioonil neid ei kõlba. Aga see oli suur uhke tunne, et me saame panna nõida kuidagigi lendama. Siis ma võin veel rääkida selle eesli lugu või palju elusaid loomi. Ja see eesli lugu on üks imelik lugu. Ma küsin korra vahepeal Mari käest, et kas sina mäletasid seda ketside teemat ja et olid need... Ei, seda, et neid vahetati, me mäletan, aga seda ma tean küll, et need olid tohutu suurid ja nendega oli küllalt keeruline käia. Igavesed, Uussak oli ise pikk mees, ma arvan, et nad olid üks 46 ja minul oli tol ajal jalgvast 36. Aga kui te vaatate, te võite minna, kusjuures te võite ka selle lasteekraani laulude raamatu võtta ja seal on ruutkood ja nutitelefon, sealt saab minna nende laulude juurde ja neid leiab ka ERR arhiivist üles. Siis te saate vaadata, jälgida, et on sinised suured saapad siis, kui nõiake ei lenda. Aga kui nõiak hakkab lendama selle sama lua seljas, siis muutuvad saapad mustaks. Et see ongi see sama asi, et selle tehnika ime Riir-projektsiooniga ei olnud võimalik siniselt lennata. Aga see masin oli veel niisugune, et ega ma, sinine riie oli niisuguse võimlemispingi peal. Ja panin pingi peal sellepärast, et saaks, kuidas sa oled põrandal, siis ei näe ju, et sa käed ja kätsad liiguvad, aga käed ja jalad võid liikuma ja siis kõik olema selle sinine, et siis ole see 2 pilti pandi kokku selle... Ja see ilmselt oli esimest korda ETV ajaloos, et see 50 aastat tagasi, meile praegu on see natukene naljakas võib-olla vaadata, et mis on ikka nii väga ja me oleme kõigega sellisega harjunud, aga siis oli ime. Nii. Lusikad ka tantsisid. Lusikad tantsisid ja see, aga nüüd te räägime ära võib-olla siis selle eesliloo Kunda Kibel. No lugu selline, et elus asi on kõige parem asi, oli ka selline sari muidugi. Siin ei ole nii vana inimesi, kes mäletaks seda, aga tegelikult meil oli lavastusest ette nähtud, et eesel tuleb turuplatsile. Päris elus eesel, aga selle elus asi ei olegi kõige parem asi televisioonis. Esiteks, meil oli laenatud teatrist põrandakatte, millel oli kivisillutis peal. Te ei pannud võib-olla tähele, aga ei olnud, oli sillutis. Esiteks seda eeslit me ei saanud esiuksest sisse, saime küll televisiooni, trepist üles ei saanud. Siis keerati ta kuidagi ringi ja ümber maja, seal kus on dekoratsioon, siis tõsteti ta tõstukiga normaalsele kõrgusele, et ta ei peaks trepist tulema ja siis ta ka väga punnis vastu. Ja kui ta lõpuks oli seal juba stuudios, aga on teatud kohti, stuudios ei ole ju kõik dekoratsiooni, igal pool on kindel koht, kus see eesel peaks nüüd seisma. Siis ta ei seisnud seal ja kaameramees ootas ja lõpuks see eesel otsustas, ta tegi ilusa hunniku. Üsnaga kakkis meie laenutatud põrandariide täis ja siis me saime need paar sammu astuda, et ta oli seal, kus ta oli ja tegelikult kaadrist oli ju hästi natuke ja seda
täis kakitud põrandat, mina nägin, aga te ei oskagi vaadata seda, aga nii ta oli. Noh, selline lugu elus asjaga, kas oligi teda vaja, kas oli see nüüd nii efektne, aga no elu oli sellega tegu ikkagi päris tükk aega. Ja siis ma võin öelda seda, et kui nõidade kostüüme tegime, ei olnud ju mingisuguseid kangeid saada, mis praegu on. Kleeplindiga, mingi kotiriide peal punase kleeplindiga panin triibulised. No triibulised sukad ja põlved, kõik on käsitsi maalitud, väikse nõia, diagonaali, ruuduline põlekene, vesivärvidega ja pintsliga värvitud. No sellised ajad olid lihtsalt. Praegu ma vaatan, jumal, kui algeline, kui mitte labane, vaid kui lihtsalt see kõik on tehtud. Praegu on hoopis teised ajad ja teised võimalused, eks ole. Aga no, meenutame seda, et me ikkagi väga punnitasime ja me tahtsime ka imed teha, et kuidas oksaraagud lendavad. No seda ei saanud. Me puhusime tolmuimejaga ja nad ei lennanud ja siis lõpuks oli mingi kinomehaanikud, kes ütlesid, et kinos tehakse teisiti ja ma ei mäletagi, aga see moment, kus nüüd nagu oksad lendavad, see ei olegi päris stuudios tavalise kaameraga võetud, see on nüüd kinokaameraga. Noh, sellised lood, aga midagi. Ma ei tea, kuidas, minul oli natuke imelik vaadata, ma ei ole 40 aastat vist seda lavastust näinud. Aga no, nii ta oli. Ja see, et vaata need punased lokis juuksed, noh tegelikult ei olnud vist plaanitud niimoodi sellised krussis juuksed ja aga kuidagi nad tulid sinna. Nad kuidagi tulid, need tulid tegelikult laenuks, ma arvan, et see oli Draamateatrist, sest tõepoolest ei olnud neid karnevalipoode ja need sätendavaid kangeid ja lendlevaid ja mida kõike praegu on. Me pidigi tegema puust ja punasteks, nagu eestlased ütlevad. Ma väga vabandan, mul ei ole häält. Noh, jah, andke andeks. Aga ma küsin, nüüd on ikkagi, Mari, nüüd on 50 aastat hiljem. Kas sina üldse olid kunagi niimoodi istunud ja vaadanud väikest nõid algusest lõpuni? Ja, kindlasti. See oli siis, kui oli enne, kui see telesse tuli, oli üks läbimäng. Ja siis ma käisin oma tütrega, kes oli siis kuskil 2-aastane või käisin seda vaatamas. Selle olen ma otsast lõpuni vaadanud, aga hiljem olen ma oma lastega vist vaadanud korra ja vahest on juhtunud nii, et ilmus tihti koolivaheaegadel on, nii et ma olen jupiti näinud, aga jah, tervelt ei olnud ka väga-väga kaua ei ole näinud. Päris tore oli vaadata. Aga 50 aastat see on ka. Väike nõid elu lõpuni ja ilmselt kauangi. Aadu juba vana nõid. Ja vana nõid. Kas teil on varale nõiale? Enam ei ole väike, ma arvan, et nüüd saab kindlasti Voldriol tantsu lüüa. On teil mingisugust küsimust ka kuskilt midagi sellist on? Teisel Jaksmas on kohe, saab ka siia küsida. Kuidas nad nagu said selle võlumisega hakkama, tähendab nagu selle näoga said nagu mitte peaga nagu? Ja see, kui see pea lendas ja see oli ikka tõesti väga uhke. Kuidas seda tõesti, kas teile teate? Oskad vastata? No, oskan küll. Ühesõnaga, kui inimene nüüd on üleni sinisesse pandud ja ainult peas ei ole grimmi sinist, siis selle sama sinise hästi pingutatud ja hästi valgustatud riide pealt saab niiviisi filmida, et ainult pea on näha. Ja kui sa kaamerat liigutad, siis see pea liigub, justkui liigub. Ja siis pea ümber on tühjus, see sinine kangas on tühjus. Ja selle tühjuse peal saab näidata stuudiopilti. Tähendab, kus nõiad istusid. Nii, et pea lendab ja lendab sinna, kuhu vaja. See on ikka see sama väike nipp, aga see nipp on väga valus selles mõttes, et esiteks seda sinist kangast on tohutult ühtlaselt vaja pingutada, väga ühtlaselt valgustada ja oli väga pala stuudios. Ja näitleja ei tohiks ju nagu isegi mitte higistada, sest kui on tal juba siin, ütleme, higilaigud, need võivad ka läikida ja võib-olla need enam see rüürprojektsioon ei lõika nii puhtalt välja. Nii nagu need lustikad tantsisid, lustikad mina hoian mingisuguse just sinise traadi otsas. Mina ja teised
abilised ja need on ikka selle sinise taustal, aga tegelikult pannakse 2 pilti kokku, et lustikad tantsivad ja me näeme neid lapsi, kes tegelikult ega need ei vaadanudki ja hästi panite tähele, lapsed sõid küll pirukaid või mis seal olid, keeksega, ega need üldse ei vaadanud, sest nemad ei näinud ju mitte midagi ja laps ei oska ka nii mängida, et väike Kaarel muidugi oli oma nägu ja tore poiss, aga muidugi need ei näinud seda tantsust, seda nägi meie ainult siis, kui ta on juba kokku pandud. Vanematele inimestele küsimus, kes oli väike Kaarel, kas te tundsite ära, et siin tegelikult väikeses nõias on ju need tegelased Kaarel Tarand, Sirbi peatoimetaja, sai seal vist teledebüüdi teha. Tüdruk ja mina tundsin ära. Ta on lugunäitleja Harri Gustavsoni tütar, kes oli minu tütre muusikaõpetaja Tartus, et kõik on kõigega seotud. Ja siis see üks nendest pätipoistest, see, kes puu otsa võluti, on pikkade juustega. Ja, tema oli kukukuut, eks ole. Ja, et on teil veel küsimusi selliseid? Küsige Sigavoli. Kas Igavoli tahab teada Kunta? Kuidas on tänapäeva inimestele, tänapäeva noortele inimestele, lastele vaadata tund aega sellist 50 aastat tagasi tehtud telelavastust? Ja need, kes lapsi mängisid, on kõik, kes nüüd veel on elusad, eks ole, kes on Kaarel Tarand ja need on täis inimesed juba niiviisi üle keskea. Halli peaga. Halli peaga, jah. Aga ma arvan, et ei olnud vist väga igav. Et see oli, vahepeal oli natuke naljakas, aga ma tuli meelde üks asi, mis oli selline, kui sa rääkisid sellest sinisest, mis värvi on väikse nõia silmad. Väikse silmad on pruunid ja ma hakkasin pärast mõtlema, et aga huvitav, kas see oli ka üks põhjus, miks valiti, kas sulle seda kunagi keegi midagi seletas, sest kui tal oleksid olnud sinised silmad, vaat siis oleks olnud tõeline õudusfilmide festival, sest siis oleks tema silmad olnud tühjad selle reproduktsiooniga. Aga tal õnneks ei olnud sinised silmad. Aga tõesti huvitav, kas mõni laps ütleb, et kas tal oli, ei pea häbenema, et kas oli huvitav vaadata või oli igav? Kellel oli huvitav? Kes õppis nõidumise trikke? Nägite, kuidas käsi taha tuli panna ja... Sest aeg on ju nii palju mööda läinud ja see tehnika on nii palju arenenud 50 aastaga, et võib vabalt tunduda, et mis see on, et tühi tähi või? Kas seda said sina ise otsustada või öelda sulle lavastaja poolt kõik ette, kuidas sa paned oma need käed ja teed seda? Aga seal oli mingi nõidumise trikid, eks ole? Ei, seal ei olnud näiteks kõik selle... kõik see liikumine ega tollel ajal ei olnud nii, et nüüd veel siin tantsuõpetaja on. Kõik see tuli ise panid selle väikse nõia kokku nii-öelda. Ja sama küsimus on mul Kuntale, et kas sulle anti ka vabad käed, näiteks seesama, millised need nõiad olid, et kellel oli seal roosa, kellel oli seal salatiroheline ja et keegi midagi ütles ja keelas ka või lihtsalt läksid ja otsisid kokku? Kas ütlen õieti või valetan? Tähendab, tegin küll kavandid, me kõik tegime kavandid, mina oma vaimu silmas nägin hoopis teistsuguseid nõidu, aga me läksime lattu ja vaatasime, mis seal on ja lihtsalt korjasime kokku seda, mis enam-vähem sobis ja siis lõikisime mingisugused, teeksime konnasid juurde ja konni. Aga ühesõnaga, ta ongi niiviisi põlve otsast ja tehtud väga algeliste ja materjalidega. Ühesõnaga, nad ei ole päris originaalis nii nagu kavandis, vaid enamus on nii, et me sobitasime asjad kokku ja salvestasime. Pärast seda enam ei ole tehtud, aga see oli algus. Nii et võib võrrelda lapse mänguga. Tänapäeva lapsed vaatavad, mis neil kapis on ja siis võtavad
telefoni ja panevad filmima ja see oli 50 aastat tagasi tehti televisiooni niimoodi, vaadati, mis seal televisioonilaos on, sinna kappi olid mingisugused asjad tulnud. Ja see ei käi ju ainult mitte Väikese nõia saate kohta, et minul oli väga huvitav ka see, et kui räägiti nendest nukulavastustest, siis oli täpselt samamoodi, et toodi lihtsalt kuskil nukuteatris eriti nurgast, et oli mingi nukk, mida praegu ei kasutata, viime telesse ja seesama nukk võiski saada telestaariks. Et niisugused õudsed lood meie poolt. No praegu me võime ju rikkamad olla ja paremini asju teha, aga ega praegu ka kõiki lavastusi ja asju ei võeta, ei tehta uued kõik. Väga palju kasutatakse ikka seda, mis on teatri kostüümi ja rekvisiidiladudes, et noh, teisiti see ei ole lihtsalt võimalik. Televisioonis enam üldse ei tehtagi lastelavastusi, sarjad, mis on väljaspoolt majaga, niisugust nagu lastelavastusi pole olemas ja ei tulegi selles mõttes on ta võib-olla, meenutame seda minevikku ja oleme heldime sellest, sest teised ei tule, tulid küll päris esimesed 10 aastat võib-olla nukud tulid niiviisi näitleja keegi või Uno Leies, kes tõi nuku teatrist, nukke, mida ei olnud teatrile vaja. Seal oli kriimsim, seal oli arakas, seal olid jänesed ja need kõik olid nukuteatri omad ja kuidagi sobitati neid televisiooni. Aga siis pärast vähemalt mina olen teinud 2 telelavastust nukkudega, mis on spetsiaalsed televisioonil, mis ei ole enam kuskilt laenutatud, vaid on need tehtud spetsiaalselt. Üks oli Hei pöialpoisid, võib-olla olete näinud, võib-olla ei ole. Ja teine on Kadekops. Ka päris pikk lastelavastus nukkudega. Mul on need nukud väljas praegu on Tartu Nukku muuseumis. Neid on kuni suve läbi, et kui keegi tahab, seal läheb ka seda Väikse nõia varest, väikest nõida ei saa, nõidame siin samas. Aga minu nukud on ka teiste kunstiga, ega siis mina üksinda seal ei olnud. Aga enamus minu nukkudest duplikaatidena, päris originaalidena ei ole säilinud. Nad on praegu Tartu Nuku muuseumis kuni augusti lõpuni minu arust. Ainus minu poolt nukk, mis ei olnud mõeldud üldse televisioonil, oli Äppu. Kas keegi teab, mis saatest? Kõige suurem sõber. Ennem oli laupäev koos isaga, aga siis meil oli koosolek, et võib-olla kõigil lastel ei olegi isa, et võib-olla on väga valus vaadata sellist saadet, kus on laupäeval koos isaga. Ja siis sellest tasapisi arenes see Leopoldi saade. Mõtlesin Leopoldi välja, suurt ja niisugust karvast, aga siis tõin mitte kogemata, lihtsalt võtsin kaasa oma lastele tehtud kinnas, mis on vannikinnas, lihtsalt proteest tehtud kollane kinnas, ma panin talle silmad ja natuke tegin ka suud, mis avaneks ja karvu ja näitasin toimetajale ja ta ütles, oi, aga see sobiks ju siia ka Leopoldi saatesse. Kui sobib, siis sobib ja nii oligi minu laste niisugune lihtne mänguasi läks eetrisse, siis ei olnud ju, ühesõnaga seal ei olnud ju mingisugust suurt loomingut ega midagi, aga tänu Heinamaa, Heino Seljamaale loomulikult, ta mängis ta nii sümpaatseks ja kuule, peame hakkama lõpetama, sest et see järgmised hirmsad filmid tahavad sisse tulla, aga olgu öeldud, niisiis Tartu mänguasja muuseumis tegelikult. Tartu mänguasja muuseumis saab neid vaadata, aga praegu on niimoodi, et kui me siit välja läheme, saab veel, kui tahate meie käest küsida või saab vaadata, Kuntal on oma raamat, minul on see lasteekraani laulud ja siin on siis veel natukene aega meil näha päris nõida, vana nõida, vana väikest nõida ja tema luuga, mis on tegelikult laenatud ühelt päris nõialt. Ja praegu siin siis lõpetame. Aitäh kõigile.